Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Seisan üksi mere ääres, jalas kollased sandaalid, valged merevahust sääred, hüüan elagu skandaalid! Uudiseid koduvabariigist. Tere, Marek Strandberg, kommunikatsiooniekspert Margus Mets ja Ainar Ruussaar alustavad Keskpäevatundi. No seda propelleri lugu eila veel teevad vist kõik kuulajad. Ei, kuuleme ja ilmselt ka ise ütleme. Ja kuidas oli veel eile, kuuleme ja ütleme ilmselt ka ise üsna tihti. Maailm on keeruline, elu on keeruline ning kallis, aga muretu ja meeldiv on maailm tundunud tagasi vaadates ju peaaegu alati. Täna on ka päevad päikest täis, kohati sajab valab vihma, kõik on justkui tasakaalus, aga paduvihma ajal tasakaalust väljas, eks ole. Üks, kes ohkab eila veel, on muidugi valitsuse juhtpartei Reformierakond. Norstati küsitluse järgi on selle partei toetus selle partei ajaloo madalamal tasemel. Koos Eesti 200-ga on meil valitsusliit praegu võimul, mille reiting 2 erakonna peale kokku on Eesti mõistes ikkagi väga madal, veidi üle 14%. See tähendab, et kui Riigikogu valimised peaksid toimuma homme, siis oleks praegustel valitsuserakondadel, õigemini siis Reformierakonnal, sest Eesti 200 praegu künnisti ju ei ületaks, siis oleks Reformierakonnal Riigikogus 11 kohta ja opositsioonierakondadel 90 kohta. Päris karm. Ja mõtle veel, mis tunne võiks olla Reformierakonna fraktsioonis sügise alguses esimesel koosolekul, kui sisuliselt on antud käsklused 3 loe ja ainult iga 3 omab mingisugust perspektiivi, kui nüüd midagi väga saatuslikku vahepeal ei juhtu, saada uuesti valituks. No ütleme, ega ju põhjused on lihtsad, et ega ju mõnes mõttes vanapagana lugu ju kordub, et ega ei ole ju võimalik küsimuse peale, kes tegi, muud vastust anda, kui ise tegi. Et no, iseenesest süsteemikindel selline kõikvõimalike soovituste eiramine. Kõikvõimalike soovituste eiramine ja usk sellesse, et no kui ikkagi makse kõikides valdkondades põhjani keeratakse, et no küll inimesed selle välja veavad, eirates igasuguseid majanduslikke põhimõtteid, eirates igasuguseid konkurentsipõhimõtteid, eirates igasuguseid liberaalse majanduse põhimõtteid, on tekitatud olukord, mis ongi ju põhimõtteliselt kinni kiilunud. Ja kõik see, mida me praegu näeme, ongi siis selline mõnus stagnatsioon. Ükski aspekt majanduses edenema niimoodi ei kipu hakkama.
arusaam selle kohta, mis on liberaalse majanduse alus, et kui tahad majandust käima panna, siis tuleb nii-öelda ju midagi vabaks lasta. No oi. Ei, no, väga paljud poliitikud on rõhutanud ikkagi positiivset. Tõsi, mis mind alati ajab muigama, on see 0 kohtadega on meil vaja 0,2. Ei, no see on nagu, ja me ei näe ettevõtjate silmis rõõmu, me kuuleme nende poolt kriitikat. Me oleme olukorras, kus ühel või teisel moel mõjutab meid, küll ei ole see Eesti suurim kaubanduspartner Ameerika Ühendriigid, aga kogu see tollitants, mis seal toimub. Ja nüüd ongi nagu see asi, et kui me natuke loogiliselt edasi mõtleme, et kus siis nii-öelda selles surveolukorras, ega võimalusi otsitakse ju kogu aeg, eks ole. Me näeme ka seda, kuidas neid otsitakse. Me oleme üllatunud, meil on siin niisugused sanktsioonid ja vaat kus tüübid toovad Kasahstanist kasevineeri, kus see kask sinna Kasahstani sai, loomulikult Vene vineer, mis tähendab seda, et tegelikult surve kõikvõimalikule salakaubandusele ja illegaalsele kaubandusele, kuna majandus vajab raha, vereringe vajab raha, see on nagu loomulik regulatsioon, aina kasvab ja tänasel hetkel nii-öelda ma ei ole kuulnud kordagi, et selles nii-öelda maksude kasvatamise kontekstis oleks kuidagi moodi arutletud selle üle, millised riskid võivad tulla sellest nagu salakaubandusele, illegaalsele ärile ja kõigele muule. Piiriülel. Täpselt. Ja see ju nähtavalt toimub. Me näeme seda, kuidas jäädakse korduvalt sellega vahele ja loomulikult kõik need udujutud, kuidas nagu kohe läheb majandus käima, mis on ju ka tulnud Reformierakonna kontekstis, näiteks Pärnust, meile tuleb siia miljarditehas, kus hakatakse tegema metanooli Hollandi lennukite jaoks. No see on udujutt. Inimeste võime... Seda tehast ei tule. Seda tehnoloogiat ei ole, mitte midagi sellist ei juhtu. Sellele oleks pidanud mõtlema siis, kui järjekordsete sposaatode ja angotide nii-öelda pakkumisi mindi suureks üles pasundama ja ütlema, et see on hea asi. Ehk et meil on tegemist tegelikult olukorraga, kus poliitikas tegutsevad väga paljud inimesed, kes tundub, et lihtsamatestki maailma asjadest täna enam aru ei saa. Aga me oleme tegelikult jõudnud ju sellisesse nii-öelda sitta kohta, kus ei olegi enam väga ühtegi head plaani, vähemalt hetkel ametis olevatel poliitikutel. Ma täna hommikul juhtusin lugema Facebookist Ukraina sõja krooniku Teet Kalmuse sellist väga head, lühikest ja kokkuvõtlikku postitust. Eesti poliitika on jõudnud selles mõttes huvitavasse seisu, et mitte ühelgi parteil ei ole võimalik majanduslikus mõttes midagi uut lubada. Sisuliselt keerleb kõik selle ümber, mis maksudega raha koguda ja kuidas seda laiali jagada. Olukorras, kus kaitsekulud kasvavad, samas elanikkond vananeb ja väheneb ning laenude osas elame niikuinii pikemat aega üle võimete, ei ole häid lahendusi ei koalitsioonierakondadel ega opositsioonierakondadel. Samas ei taju mõned Reformierakonna poliitikud, et rahvas mõistab enamuses maksude tõstmise paratamatust. Küll aga tuleks sellises olukorras poliitikute poolt madalamat joont hoida, sest nii-öelda püksirihma pingutamine on niigi ebameeldiv tegevus. Aga kui see toimub kõike teadvat argutamise saatel, siis paljudel kihvatab. Enne kohalike omavalitsuse valimisi inimesi oma juttudega täiendavalt ärritamine näitab vähemalt minu jaoks, et side reaalsusega kipub kaduma. Ma mõistan ju ligi seisukohti, aga kui neid esitatakse stiilis, et kõik teised ei saa millestki aru, siis see hästi ei lõppe. Kohalike omavalitsuste valimistel saab reform vastu näppe, näis, kas siis peale seda võetakse õppust ja mõistetakse, et poliitik on rahvateener, mitte vastupidi. No ja ega see ju nii ongi ja peamine asi on see, et mitte ühtegi marginaalsetki, mitte ühtegi marginaalsetki märki selle kohta, et inimestel Toompeal võiks olla selline solidaarsustunne ja pieteeditunne. Mitte tõsta oma palku ja mitte tõsta oma autohüvitisi ja muid asju, et näidata, et see on emotsionaalne asi. Riigieelarvele ei aita see. Kogu majandus on emotsionaalne asi. Majandus põhinebki emotsioonidel. Ei ole olemas mitte emotsionaalset majandust. Ei ole olemas isegi mitte emotsionaalset ühiskonda ega poliitikat. See ongi emotsionaalne protsess, millele antakse mingid arvulised väärtused ja muu asi. Inimese elu on emotsionaalne ja küsimus selle kohta, kas inimene on ühiskonnaga rahul või mitte, on puhtakujuline emotsiooni küsimus, mitte range arvestuse ja kontrolli küsimus,
mida alati püütakse meile eksponeerida. Ei, sul on täiesti õigus, sellepärast et kohe-kohe ja järjest rohkem hakkame nägema valimiskampaaniad, mis on absoluutselt suunatud emotsioonidele, ka poliitika on väga emotsionaalne, aga on mingid asjad, mis ei ole emotsionaalsed ja mis on tegelikult selgelt mõõdetavad. Ja Konjunktuuriinstituudi täna avaldatud mõõdik näitab väga selgelt ühte asja, mis puudutab meid kõiki ja paneb meid nurisema kõiki, on see, et toiduainete hinnad, sõltumata sellest nüüd üldiselt, kas nad on toodetud Eestis või on importitud, on kasvanud keskmiselt 3-20%. Jutt käib siis sellistest peamistest toiduainetest nagu piimatooted ja lihatooted. Suurt vahet ei ole siis kas kodumaine või importtoiduaine, 3-20% aastaga, päris suur kasv, maksud sinna juurde, ikka tõsine asi. Nüüd, kui me vaatame naabrite poole, Soome valitsus arutab tõsiselt seda, et langetada igapäevase toidukorvi ja teiste valitud esmatarbekaupade käibemaksu 13,5%, 0,5%, see on ka emotsioon. Aga vaadake, Soomes on käibemaks 14%. Toiduainete. Mitte üldine. Ja, aga seda on ka tunda ja selles mõttes ega jällegi, et olukorras, kus kord on ütleme niimoodi, et Reformierakonnal on alles jäänud mingisugust oma olemust, olematu hulk, ühetaoline maksusüsteem, ühetaoliselt ebamugav maksusüsteem. See on kogu nende ideoloogia, mida tänasel hetkel on kuulda, sellepärast, et mitte millestki muust ei ole enam võimalik ju kuulda ühtegi juttu ei investeerimisest, ei uute turgude leidmisest. See poliitiline erakond on mõnes mõttes nagu sellises hääbuvas olukorras, loomulikult eks nad pingutavad ja tõenäoliselt ka reklaamikampaaniaga üritatakse kohaliku omavalitsuse valimistel mingisugune emotsionaalne purtsakas pakkuda, sellepärast et me peame, ainuke asi, mida me saame teha, on valijaid ette hoiatada, et see emotsioon, mida te erinevatest reklaamidest sotsiaalmeedias nii kaua, kui seda avaldada saab, ja mujaltki, mida te näete, et see võib olla tavaline petukaup, mida ta ka on. Aga inimeste lootus, et keegi tuleb pakkuma neile kogu selle jama peale mingisugust meeldivat emotsiooni, on nii suur, et nad saavad ka ise aru, et oot, oleme nüüd natukene nagu kuldrukkis, ei tee mitte midagi ja siis kampaania ajal, siis on lillepidu ja lust ja toidu jagamine ja mis kõik veel ja mingisugusel hetkel ma kujutan ette, et sellise kampaaniaga õnnestub tõesti mingisuguseid hääli võita, aga meie asi on öelda seda, et teate, head valijad, püüdke aru saada sellest, kas teile ka midagi uut tegevuse mõttes või peamise asja mõttes, ideoloogia mõttes, mis on ju erakonna puhul üks olulisemaid asju, kas neil on pakkuda mingisugune kontseptsioon, millega universaalselt asju lahendada? See ei puuduta nüüd küll ainult Reformierakonda. See puudutab kõiki erakondi. Absoluutselt kõiki erakondi ja mind ikkagi hämmastavad sotsid ka, kes nüüd natuke üle 3 kuu ei ole valitsuses olnud ja kes ütlevad kõigi nende maksutõusude kohta, et kui kole ja hirmus lugu see on, kes tegelikult ju suures osas nendele maksutõusudele ise ka allkirja andsid, nii et jumala pärast kohalikud valimised lähenevad ja vaadake väga selgelt, mida teile kohalike omavalitsuste puhul lubatakse, et see üleriigiline maksutõusu vastane suhtumine on levinud, aga tegelikult kohalike omavalitsuse kampaania puhul tuleks ikkagi vaadata ka tõepoolest seda, mida siis see kohalik omavalitsus ja sinna kandideerijad teile lubavad järgmiseks 4 aastaks. Sest see nädal tõi ju lugejate rõõmuks taaskord ühe pärli meie ette Reformierakonna siselistist, ehk siis peaministri kirja erakonnakaaslastele, see oli selline omalaadne Lenini kiri eksiilist. Aga mis on kurvastav selle kohta ja mis on mõnes mõttes üldistatav ka teistele erakondadele, on see, et kui nüüd tähelepanelikumalt lugeda seda kirja, siis kirjas ei öeldud seda, mida me teeme, vaid hakati seletama seda, mida me ei tee.
ja noh, ütleme nii, et klassikalises kommunikatsioonis on nii, et kui sa pead hakkama suure suuga kuulutama ja kinnitama, et sa ei tee midagi, et siis su usaldusväärsus on juba nii-öelda allpool nullmärki ehk miinuses. Ja noh, praegune ongi nii-öelda enamuse erakondade kõige suurem ülesanne selle valimiskampaania käigus on see, et kuidas oma kredibiilsust ükstapuha mille ütlejana üldse kasvatada. Ja noh, see jääb ju jälle nii-öelda nende rääkivate peade taha, et kui rääkivad pead ja niinimetatud eksperdid või juhtivpoliitikud ei ole nii-öelda ühegi eriala eksperdid, vaid nad ongi tihtipeale nii-öelda eluaeg poliitikas olnud broilerifarmi kasvandikud, et siis on raske. Margus, aga siis ta peaks ju olema ekspert. Vot tõepoolest, jah, meil on poliitikas pikka aega paljud inimesed, kes ongi 30 aastat olnud poliitikud. Järelikult sa oled ju ekspert. Ja, aga mis valdkonnas? Mina olen üle 30 aasta olnud ajakirjanik. Ja, sa oskad maailma vaadata, aga 30 aastat vaid poliitikas olnud inimene, kellel peaks oskama ka maailma vaadata. Ei, tal on nagu teine asi, et poliitika on ikkagi tugeva sisemise konkurentsi küsimus ja poliitilise organisatsiooni peamine eesmärk on leida endale tipp ja selle tipu otsimisel ju kõik ronivad üksteise kukile, rääkides jutte, mille lause alguses on mina, keskel on mina ja punkti asemel on ka mina. Ja see on nagu tavaline selles mõttes, et asjatundjaid on meil poliitikus vähem, ametnikkonna hulgas õnneks veel mõned on, aga ka seal kasvab nii-öelda sellise üldise asjaajamise oskusega inimeste hulk ja tekibki küsimus, et kust võiks tekkida olukord, kus kogu sellesse nii-öelda võimu jagamise süsteemi, mis toimib nii nagu Rooma valitsemine käis ka jagaja valitsemise põhimõttel, et võimalikult tükkideks lüüa see süsteem, mida valitseda, et kust tuleb sinna teadmine. Ja me näeme seda täna ju igal pool, et kõikide erakondade puhul meil ju, kui me vaatame arvamusartikleid näiteks, kui me vaatame arvamusartikleid, mida poliitikud avaldavad ajalehtedes, sotsiaalmeedias, siis asjatundmust mingist valdkonnast on seal järjest vähem. Kõlavaid sõnu järjest rohkem, mingit üldist lugu järjest rohkem, ehk see nähtus on asjatundmuse kadumine, totaalne. Kui keegi võtab sõna mingil teemal, kas või siin samas, eks ole, Tallinna linna transpordi või mis te, et need sõnad kõmisevad. Seal ei ole mitte mingit fakti, seal ei ole mitte mingit sisulist analüüsi ja selles mõttes on see kurb olukord, sellepärast, et ma ei oskagi öelda, mis sellega peale hakata. See ongi ju valijate küsimus, kas seda kõmisevat juttu, mitte kõmu, vaid kõmisevat juttu soovitakse edasi kuulda. Ma ei välista, et soovitaksegi, sellepärast, et see jutt on ju natukene mõnus, et sa lähed jutlustaja juurde ja jutlustaja räägib sulle, kuidas asjad tegelikult on. Ja võib-olla see leevendab midagi. Võib-olla see ongi nüüd tekkinud olukord, kus valija rõõmustab selle üle, et keegi räägib kõmisevat juttu. Ei, ma arvan, et valija ei rõõmusta selle, ma arvan, et valijal on väga raske sageli teha valikut, aga tegelikult valijal on selles mõttes küll lihtsam vaadata, et kohalikel valimistel kandideerid väga paljud tuntud nimed, ka need nimed, kes tegevad praegu Brüsselis ja Strasbourgis igapäevaselt, eks ole, aga kohalikel valimistel kandideerivad ka inimesed, kes on seotud kohaliku ettevõtlusega, kohaliku asjaajamisega, et mina ei oska midagi soovitada, mina oskan soovitada seda, et vaadake, mida teile lubatakse. Üks lubadus, mis on riigi tasemel ja ka kohalike omavalitsuste tasemel nüüd enne valimisi läbi käinud, on see armas lause, et vähendame bürokraatiat ja vähendame avalikke kulutusi. Õudselt ilus mõte. Aga kui selle mõtte taha vaadata, ehk siis kui palju, kust ja tegelikult vähendada, siis läheb asi nagu keerulisem. See peab ka olema, see lubadus peab ka olema mõõdetav. Et ühendada 3 ametkonda üheks, koondada 3 inimest ei tähenda veel tingimata seda, et see oleks nüüd kuidagi efektiivsem. Ja teine asi on see, et võib ühendada, võib kulutusi vähendada, aga kindlasti peab ka riik ja omavalitsus toimima. Et selleks on ka mingid mehhanismid vajalikud ja
siin ei saa ka neid kulutusi lõpmatult kokku hoida. Ja, aga paradoks ongi selles, et sinu poolt kirjeldatud otsuseid tuleks siis nii-öelda kaaluda, arvutada elukogemusele ja mingisugusele praktikale tuginedes nii-öelda analüüsida enne nende vastuvõtmist. Aga häda on ju selles, et seda esimest poolt võrrandist ei osata hästi teha ja veel vähem tahetakse teha teist poolt võrrandist, ehk siis nagu langetada mingisuguseid, ütleme, suhteliselt resoluutseid otsuseid, sest mis on ju häda sellel tihtipeale professionaalsel poliitikul, on see, et kui ta on broilerifarmist tulnud, tal pole jalge all sellist erialast fundamenti, isiklikku autoriteeti ega ka võimalust iga kell öelda, et kui asi läheb jamaks ära või kui tema meelest hakatakse nagu tervest mõistusest kõrvale kalduma, kas parteipoliitika või koalitsioonilepingu või mille iganes huvides, tal ei ole võimalik kaabut tõsta ja öelda, et stopp, minule aitab, mina seda mängu kaasa ei tee, ma lähen ära tagasi oma põhitööle, sest tal ei olegi põhitööd ja ausalt öelda, mitte keegi ei oota kahjuks ilma kvalifikatsioonita inimest, kelle ainuke kvalifikatsioon on võib-olla see, et okei, suudab 3-minutilise kõne ette valmistada ja ära pidada. Seda suudab täna tehisintellekti. Üks asi, mida valijaile, kui me nüüd ütlemegi niimoodi, et meil on nüüd alanud siis augustikuuga 2-kuine valijakool, eks ole, seotult ees olevate kohaliku omavalitsuste valimistega, siis selle valijakooli raames tuleb öelda ühte. See, mis tegelikkuses toimunud on asjaolu, et kohaliku omavalitsuse ja riigivõimu omavahelised seosed on väga läbi põimunud, mida ka hoiatati ette, et see juhtub paratamatult, kui võimaldatakse siis nii riigiparlamendis kui kohalikus omavalitsuses pidada nii-öelda rahvaesindaja ametit. Ja mis tähendab seda, et kõik need jutud selle kohta, ei no kuulge, mis nüüd see, et ma ikka muretsen selle kodukandi ja käekäigu pärast ja nii edasi, et see on osutunud silmakirjaks. Et teid on hanitatud, tegelikult soovitakse maksimeerida võimu mõju, kohaliku omavalitsuse hoobadega mõjutada midagi riigi tasemel ja vastupidi, ehk et asjaolu, et on võimaldatud saadikuil olla mõlemas kohas, isegi mitmes kohas, ka Euroopa Parlamendis nüüd 3 kohas korraga. See on tekitanud... Riigikogus ja Euroopa Parlamendis korraga ei saa olla. Ja kahjuks ei saa, kuigi paljud tahaksid. Aega on ju nii palju, kui sa oled poliitik. Aga jah, nii-öelda, et selline kolmetine veider nii-öelda esindusõigus, et see on tegelikult tekitanud hästi palju segadust, nii nagu me näeme selles kohta, mis on toimunud Tallinnas. No jaa, aga tegelikult... tulles korra tagasi nende erakondade populaarsuse juurde, siis Isamaa on näidanud nüüd 1,5 aastat fenomenaalsust. Kõige populaarsem partei. Ja sotsid on ennast kogunud ja Keskerakond on ennast kogunud ja see kõik tuleb ikkagi selle sama valitsuse juhtpartei arvelt, mis on 30 aastat olnud partei ja 30 aastast on ta vist olnud 20 küll võimul. Umbes nii. Aga teeme siin pausi. Paus. Kiirelt öeldud, et nagu tegelikult on hirm tekkinud kõigis selles erakonna liikmetes. Vaatan seda, kuidas nagu Tartus juba veristatakse jalga selle tõttu, et äkki kaob ka Tartus Reformierakonna võim ära selle kaose tõttu, mis riigis tekitatud. Aga teeme siin pausi.